Elu on ilus nagu õun, kuni vajad abi. Kes kõnnib mööda? Kes ulatab hädasolijale abikäe? Kes väärib oma erakordse tubliduse eest auhinnareisi soojale maale? Varjatud kaamera eest ei jää ükski heategu varjatuks. Me ei peatu enne, kui selgub, kes on meie kangelane. Tere! Nagu on erinevaid abivajaid, nii on ka erinevaid abipakkujaid. Mõni on lihtsalt nii hea südamega, et ei saa mööda minna. Mõni loodab, et äkki tõuseb mingit kasu. Aga mõndade abivajajate puhul lähevad meis kõigis tööle ürginstiinktid. Ma usun, et seda ei saa üldse ükski mees öelda, mis tunne on olla niimoodi hädas, nagu võib olla ainult lapseootav naine, kes on õrn, habras ja nõrk. Teda tuleb kindlasti aidata. Saage tuttavaks. Kaia, ma täna on abiline. Kaia on lapseootel naine. Kes aitaks teda? Kaia hakkab meil täna mängima lapseootel ema, kes on läinud poodi, ostnud mitmed kotid, igasuguseid erinevaid asju ja ei jõua neid auto juurde viia. Aga see ei ole tema ainuke probleem. Neid tuleb tal veel hiljem. Tean, et mul ühel tuttaval oli küll niimoodi, et ta tuli poest ja tal oli käru ja käru sees oli need rasked kotid ja ta kuidagi ei mõelnud, et kuidas ta siis sealt nüüd edasi saab nende kottidega, et käru peab poodi jätma ja tõstis need kotid sealt kärust välja ja tal oli vaja minna bussipeatusesse ja ta ikka ootas väga kaua, et keegi ei tulnud appi, et tal neid kotte aidata bussipeatusesse viia. Kaubanduskeskuse parklas. Siin on suured kotid, kuigi tegelikult Kaia läheb alles poodi neid asju ostma. Ja siis ta hakkab tulema nendega tagasi auto poole ja korraga poolel teel tema jõud lahkub temast. Ja siis oleks meil vaja abi, et need kotid siia autosse tuua. Aga see on alles algus. Tänases saates on 3 vooru. Esimeses voorus tuleb aidata Kaia raskete toidukottidega autoni. Teises voorus peab loomapoest ära tooma koerapuuri. 3. ja otsustavas voorus peab Kaiaga koju kaasa minema, et aidata rasked kotid trepist üles tassida. Kuhu peita kaamerad? Kaubanduskeskuse parkla on suhteliselt hea koht kaamerate peitmiseks. Me oleme peitnud siia autosse, palli nimelt, ja siis meil on ka kontori hoones üle tee üks kaamera ja oma buss on meil siin. Poes on ka meil paar kaamerat veel, aga need me ei ütle, need on käes. Ja auto ei ole meil ka teps mitte vaes lapseks jäänud siin armatuur laua peal. On meil siin salakaamera ja kõige marginaalsem. Tegelikult ei ole last sees. Siin on meil hoopis kaamera ja mikrofon. Kontori kaamerast näeme inimesi uksepoe ees, kus nad kohtavad Kaiat. Loomapoe kaamerast paistab, mis näo teevad võistlejad, kui kohtavad hiigel suurt puuri. Lisaks autodesse peidetud kaamerad, mis jälgivad mängu. Ilma naljata, need kotid on nii rasked. Mina küll ühel lapseootel naisel neid kanda ei lubaks, võib-olla isegi endal mitte. Esimene voor, kvalifikatsioonivoor. Kvalifitseeruvad ainult need mängijad, kes aitavad rasket poekotid Kaial viia poe juurest autosse. Algab esimene voor. Meie Kaia on valmis ja ootab abivalmis inimesi. Veider. Inimesed kõnnivad lihtsalt mööda. No lapseootel naine küll ei tohiks märkamata jääda. Kui inimesed on nii tuimad, siis ei jää muud üle, kui Kaia peab ise hakkama neid appi paluma. Tere, vabandust, kas te saate mind aidata? Äkki aitate mul autoni viia need kotid? Seal pool. Päris raske. Saate sellega võtta? Ja näkkaski. Ei saa lootma jääda, tuleb ikka ise härjal sarvist haarata. Nii saamegi esimese mängija. Tere, vabandust, kas te saate mind aidata? Auto juurde viia kotti. Võtke, oi kui tore. Natukene siina poole. Tubli mees. Kui ikka naine palub, siis läheb ka appi. Tea, kas läheb ka lõpuni. Hindasin oma võimeid üle natukene.
oi jaa, ei ole see elu kerge. Toidukotid võtavad ka mehe käed läbi, kuid mees ei heida meelt ja meil on uus mängija. Tere, vabandust. Kas te saaksite autost? Mõni mees astub lihtsalt ligi ja naksti on rasked kotid käe otsas. Hea, et abivalmid inimesed pole kuhugi kadunud. Saamegi taas veel ühe mängija. Tere, vabandust, kas te saate aidata mind autosse tõsta? Auto on siit. Näitan. Rasked toidukotid ei valmista ka uuele abistajale mõelda. Jaa, ma natukene hindasin üle. Natuke hindasin ennast üle. Mõtlesin, mis see siis on? Seesama auto. Mees ulatas Kaiale abikäe ja temast sai meie uus mängija. Vabandust. Kas te aitakiste mul autosse viia? Jõuate? Veel leidub härraseid, kes pikema jututa appi tõttavad. Hindasin ennast natukene üle. Naise mure ei jäta külmaks. Nii saame naerul näoga uue mängija. Kas te saate mind aidata? Viia kotte autosse. Joo, kyllä kiitos. Tuleb välja, et põhjanaabrid on ka väga abivalmis rahvas. Soome härrale pole Eesti naise aitamine kuigi raske tegevus. Nii saamegi viimase mängija. Ja tänased mängijad on selgunud. Kas keegi neist läheb kaasa Kaia järgmiste abipalvetega ja võidab reisi? Teine voor. Nüüd oleks vaja tuua loomatarvete kauplusest üks imelik jupstükk, see ilusti kokku pakkida ja hoolitseda, et see saaks autosse. Algab teine voor. Selle punase džiibi taga. Kohe auto lahti. Ega teil nii palju ei ole aega. Mul on üks tšekk loomapoest, üks kast vaja tuua. Ei ole. Kurb, aga tõsi. Meil on esimene väljalangeja. Kuidas läheb meie põhjanaabril? Toidukotid tõstab autosse. Edasi, kuidas? Kuid ei, kahjuks langeb ka pasi mängust välja. Pagan. Mul tuli veel meelde, mul on üks loomapoest üks. Kas teie... Anname need kotid ära. Ei jõua. Siit loomapoest ka tuua mul üks koerale üks asi ei jõua, jah. Kardan, et väga vist. Mul on tšekk, see peab... Tšekki lihtsalt annaks teile. Ei jõua, jah. See on siit lähete otse ja siis vasakule. Läheb otse ja siis vasakule, seal on kohe loomapood. Mul on tšekk antud, et peaks selle lihtsalt siia mulle ära tooma. Okay. Oi, suur aitäh! Tubli mees. Mõtles ringi ja võtab sammud loomapoe poole. Kas ta leiab ka poe suurest kaubanduskeskusest üles? See viib ta sammu võrra lähemale Egiptuse reisile. Kuid pood leitud. Kas mees üllatub puuri nähes? Kuid see puur on ju hiigelsuur.
õigele mehele pole ükski asi takistuseks ja nii võtabki puuri slepi ja viib selle endaga kaasa. See koerapuur on tõesti pirakas. Vaatab kella. See on halb märk. Kas kiirustab kuhugi? Olukord nende koerapuurida päris pingeliseks kiskumat. Vaatame, kuidas see laheneb, aga seda alles peale pisikest pausi. Reklaamipausad tagasi. Vaatate saadet Meie kangelane. Tänane abivaja on lapsehootel Kaia. On kaubanduskeskuse parklas hirmsasti hädas. Vaatame, paljud meie võistlejatest suudavad minna lõpuni ja võita Novatoursi poolt välja pandud auhinnareisi Soojala maale. Esimeses voorus tuli Kaiat aidata toidukottidega autoni. Teises voorus peab loomapoest ära tooma koerapuuri. Kolmandas ja otsustavas voorus peab Kaiaga koju kaasa minema, et aidata rasked kotid trepist üles tassida. Meil on juba 2 väljakukkujat, kes jääb mängu, et võita reis, kui käimas on teine voor. Я вообще забыла у меня. О, положим сюда, спасибо. У меня один вещь еще, у вас есть время? Такое покажу. Вот, спасибо. Вот где-то, магазин, вот там, где эти, собаки и кошки. Там один вещь надо собрать. У меня уже все Я уже все платила, просто надо оттуда сюда принести. Можете? Хорошо, спасибо. Туда и чуть-чуть налево, и тогда этот... Vahva mees. Piisas Kaial vaid kuidagi moodi seletada, milles mure, kui mees loomapoodi otsima asus. Kas ta ka leiab poe üles? Kaia seletus oli piisav. Pood on käes. Andrei ei üllatu koerapuuri nähes ning tirib selle endaga kaasa. Poes inimestest mööda saamine on ebameeldiv nii suure puuriga. Kuid kõik õnnestub. Millest küll Andrei võiks mõelda? Ehk on hämmingus, mida lapsehootel naine mõtles, kui sellise puuri ostis. Ja kuidas plaanis selle veel autosse toppida? Küll rasedad võivad teinekord veidrad olla. Kuid nagu näha, lahendab Andrei suurepäraselt ülesande, kuidas hiigelpuur autosse väikseks pakkida. Kuid kes see veel? Pakub abi? Ei, mul juba on abiline. Ma küsin inimlikult. Ma ei ole ei prükkar, ei narkar. Kõik on väga hästi mul. Mul on nii häbi, aga kas teil jutuks olema 5 krooni 30 senti? Palun aidake. Ma küsin, ma sõidan kodu ära Läänemere teele. Palun väga. Võtke 5 krooni. Aitäh. Palun. Suur tänu. Kõik head. Päeva jätku. Teile ka. Kott, vaatad jõusta. Mängijad temast ei saanud, vajas ise abi. Pagan, mul tuli veel üks asi meelde. Praegu katsun, mul on üks tšekk loomapoest. Kas teil on aega? Üks asi, ei ole kindel. Olgu, üritan ise. Keiol on kiirus taga ja jääb reisist ilma. Kahju küll. Kuidas läheb Urmasel? Jah, hädaolukord. Pagan, ma unustasin. Mul on üks. Kuidas? Paneme siia. Ma unustasin, mul on üks asi veel taskus leidnud. Kas te saate mind veel aidata natukene?
Siin on see loomapood ja mul on üks asi sealt vaja ära tuua. Mul on see makstud, aga see on vaja lihtsalt see tšekk anda seal. See on siit läheb otse sisse vasakule. Kassi ja kohe. Jaa, suur aitäh, ma ootan siin. Uskumatu kui tõsi. Veel üks mees, kes pikema jututa loomapoodi koerapuuri järele tõttab. Kas mees leiab butiikide rägastikust üles Kaia juhatatud loomapoe? Või eksib teelt? Pood nagu naksti leitud. Huvitav, milline üllatus tabab meest puuri nähes? Me leidsime esimese mängija, kes taipab puuri juba poes kokku pakkida. Taibukas mees see Urmas. No mis nii viga kõndida, kui puur sabas ei tolkne. Võtad aga käe otsa nagu toidukoti. Teine voor on läbi ja alles on jäänud vaid 3 mängijat. Kas keegi neist läheb lõpuni? Kas keegi võidab reisi Egiptusesse? 3. voor. Need kotid, mis on saanud autosse, need tuleks ka nüüd koju viia ja kuidagi trepist üles saada. Kuidas meie abimehed on selleks valmis? Algab 3. voor. See käib kokku. Ma saan aru, teil on õudselt kiire, jah? No, kahjuks ma küll rohkem praegu aidata ei saa, et äkki keegi teine. Suur aitäh. Ai. Jürgo oli juba nii kaugele jõudnud, aga langes välja ja ei pääsenud reisile. Kuidas läheb Andreil? Hallo. Jaa. No, mis mõttes pead minema ära? Mul on 3 kotti asju, kuule, ma ei jaksa üksi. У меня муж звонил только что он ушел из дома, и он никак не может дома быть, и у меня эти вещи, и мне надо как-то идти наверх туда, на 2 этаж. Вы не можете меня как-то, это на улице Рауа, чтобы со мной ехать туда, и только на Рауа 47, и тогда я могу вам обратно принести сюда, нет? Хорошо, спасибо, большое спасибо. Andrei on hea mees, kuid langes mängust välja. Kuule, aga kuidas ma jaksan need? Kullakene, ma ei jaksa neid ju üksinda üles tassida. Kuidas ma jaksan need üksinda üles tassida siis? Oota, hallo. No ma üritan. Olgu. Jeerum, suur aitäh teile. See oli seal vaja kokku panna, sellepärast läks aega. Ei ole hullu, aga ta on nüüd see kõik sees ja kas nad võtsid selle tšeki võtsid endale, jah? Kes sinna sisse läheb? Koer? Koer, jah. Hullumeelne, jah. Aga oot, ma panen need kinni. Oi. Nii, ma pean kodus kuidagi üles tassima nüüd. Teil ei ole aega tulla muga. Ravi või sinna Raua 47. On tõesti, super. See on siiski võimalik. Urmas nõustub Kaiaga kaasa minema, et aidata rasked kotid trepist üles tassida. Niimoodi sõidame sünnitusmajja ka. Jah, sõime. Ja sõit läheb lahti. Mitte küll Kaia kodutrepile, vaid 100 meetrid edasi, kus ootamas saatejuht Urmas. Nii, ma panen korraga siin. Peatan auto kinni. Olge nii armastage kaudselt. Oleme leidnud meie kangelase. Oleme leidnud meie kangelase. Palju õnne, Urmas. Oled meie kangelane ja sõidad Novatursiga Egiptusesse. Vaatame üle Urmase heateod. Ta aitas lapseootel naise raskeid toidukotte autoni tassida. Urmas oli taibukas loomapoes ja pakkis koerapuuri kiirelt kokku. Ja lõpuks Urmas läks Kaiaga kaasa, et teda kottide tassimises veel aidata. Urmas on meie kangelane. Palju õnne, Urmas. Palju õnne.
järgmisel nädalal. Ja ma leidsin selle telefoni praegu just tänava pealt maalt. Nüüd on hädas meeleheitel isa karjuva imiku ning oma kadunud mobiiliga. Kas te võiksite palun proovida, kas auto uksed on lahti või kinni? Ole tähelepanelik ja abivalmis, sest ka sinust võib saada meie kangelane. See mees varastas telefoni ära, lülitas välja, pani selle